auto keerati külili, tehti käiguhoovastik korda, lasti auto maha ja läks starti. Minu moto on alati see, et ma õpin nende vigades, kes on minu nõu kuulda võtnud. Seal puudub see et kõik kardavad kaotada tegelikult, et oleme ausad, ma ei taha kaotada. Mitte, et me teeme punase tagaveolise BEM-i nii-öelda nagu klassi, eks ole. Annab käe õla peale, ütleb, et kuradi ägeda asja tegite. Tere jälle! Tervist taas! Poleks nagu nädal mööda läinud. Rõõm. Et eelmine kord lõpetasime seal maal, kus siis Edra ühest liikmest ehk Kristjanist sai natukene rohkem tähtsam mees ehk tema liitus alakomiteega. Jah, rohkem tähtsam mees, tõsi. Ja siis hakkaski see ajastu pihta, kus kubatuuriklassid hakkasid minevikku jääma, hakkasid tekkima indeksklassid. Jah. See oli siuke huvitav aeg, et seal oli hästi palju kisa, kära ja vastuseisu nii alakomitee poole pealt kui sõitjate poole pealt, mis on täiesti okei, sellepärast, et kui sa istud oma nii-öelda mugavas pesas, eks ole, ja keegi ütleb, et kuule, et nüüd liigutame selle pesa nii-öelda selle mugava tooli, kus sa oled nagu siia ja sina pead istuma siia ja ma ütlesin, kuidagi. Et see on nagu täiesti arusaadav, et see alguses see kisa kära ikka on. Ja, eks niisugune eestlaslik asi on alati see, et uus asi ja kas ikka on vaja ja miks on vaja ja vana ju toimis ja et kes ikka seda uut asja nii väga alati tahab. Aga kuidas see üleminekuperiood siis üldse? Ega ma selles mõttes jälle nagu numbreid peast ei mäleta, kui aus olla. Ma tean seda, et mingi hetk tegelikult hakkasid ka need ABC-klassid, kõik see kubatuuriklass veidikene nagu allapoole vajuma, aga see on selles mõttes jällegi nagu täiesti tavaline nähtus, ehk kõik, enamus asju meie maailmas käib nii-öelda nagu mööda sükest tõusu-langust, eks ole. Ja sama on ka träägiga, et mingi hetk oli need hiigelhetked, mingi hetk hakkas see alla vajuma, et oli näha, et kas oli põhjus selles, et just nimelt see sisenemislävi oli võib-olla liiga kõrge, eks ole, et sul oli juba vaja, kohe oli vaja hullult palju saavutada, või olid seal mingid muud asjad või inimesed hakkasid väsima, mis on ka täiesti fine, et see hakkas nagu populaarselt allapoole minema ja siis tegelikult tehti see klassimuudatus, et see ei olnud nagu nende kubatuuriklasside hiigelajal, millal see muudatus tehti. Kas see oli suuresti sama aeg, mis masu oli? Ma mõtlen, et ma jään vastuse võlgu, ma olen aastanumbrite peale nagu tõeliselt halva mäluga, aga see nagu ühtis sellega, et jah, see kõik see träägiasi läks nagu allapoole, kõik oli selge, et on vaja mingeid muutusi, eks ole. Ega sama, et tegelikult vist, see oli umbes sama periood, kui hakkas ka nagu drift kui reaalse motospordina tekkima. Just. Sallu, Toms, Vahemets, kes seal veel läksid ju kõik niinutatud kiirenduse pealt sinna drifti poole peale. Jah, just. Et eks ta nii oli, ja isegi võib-olla see drift tõmbas nagu pealtvaatajat ära, eks ole, aga tegelikult juba enne oli näha, et see huvi on nagu sõitjate poole pealt nagu kadunud ja siis ilmselge on see, et mingeid muudatusi oli siis vaja ja siis leiti, et need indeksklassid on nagu mõistlikud, paika nad, eks ole, said tollel kujul suuresti kopeeritud põhjanaabrite pealt ja tundus nagu hea mõte ja tegelikult siiamaani on nad ju väikeste modifikatsioonidega siiamaani edasi töötanud. Aga kui me võtamegi need niimoodi kiiremad klassid 10-9, 9-9, 8-9, 7-5. Need on kogu aeg samad. See on kogu aeg samad ja see on ju niimotatud maailma standard. Sest Ameerikas sõidetakse sama nimega, sama indeksiga klassi, Soomes, Rootsis, igal pool. Euroopas, jah, tõsi. Et me mängisime siin, eks ole, Street A, Street B indeksitega mingi aeg veel siin mõni aasta tagasi panime nad kõik 9 ilusasti lõppemat, ei olnud 5 enam neid lõppevaid ja tõime selle Street klassi juurde, et nagu veel sükest iga sekundi tagant mingeid asju teha. Ja siiamaani on see nagu, mina julgen öelda, et see muudatus oli nagu vajalik tollel hetkel ja ilmselt tõi see ka nii-öelda nagu uue inimese juurde. No kindlasti, sest entry läks veel lihtsamaks ja nagu olukord läks ka võrdsemaks. Jah.
et eks päris paljud nii-öelda nagu vanad sõitjad kohanesid ilusti ümber, tulid nii-öelda uutesse klassidesse ja osad läksid ära, osad uued tulid asemele, et eks see selline verevahetus on paratamatu nii-öelda mingi hetk nagu toimub, noh, loogiliselt igal elualal. Aga EDRA liikmena vist ürituse korraldamise juurde jõudsid sa ju varem kui alakomitee juurde? Mina kindlasti jah, sest et mina ei ole alakomitees üldse väga pikalt olnud vist. Selles mõttes ma ei mäletagi enam päris täpselt. Aga kui aus olla, siis mingi hetk ma tulin alakomiteesse jah, lisaks Kristjanile, aga see oli nagu kunagi hiljem, et ürituste korraldamine tegelikult, kuna me olime seda Tartu autoklubiga, eks ole, kunagi teinud, me tegelikult nagu teadsime, mis asi see on, kuidas see käib ja kui meil oli ka nüüd nii-öelda see oma ajavõtt nagu olemas tollel hetkel, siis see tundus nagu loogiline samm, et me teeme ka mingisuguse oma etapi, eriti kui meil on kõik asjad nagu olemas, eks ole, teadmised on olemas, eks ole, suuremad kuluallikad on nagu kaetud, eks see ajavõtt ja kõik muud asjad. Ja ega me seda EDRA esimest üritust, me tegime ikkagi Tartus, kui ma õigesti mäletan oma esimesed üritused, mitte üldse Haapsalus. Ja Tartu rajaga meil tegelikult olid tollel hetkel nagu sellised päris suured plaanid, me käisime ikkagi rääkimas seal tollel hetkel selle, mis ta oli, raadiarendus või kes see oli see, või raadihaldus, kes seda kõike seal haldas, et saada ka sinna mingisugune pikaajalisem rendileping. Tegelikult see algas juba Tartu autoklubi ajal, et uuridagi seda, et kas on võimalik sinna selle nii-öelda nagu raja peale saada mingi pikaajalisem rendileping, et kuna see tagumine rada, kus hetkel on siis see autoturg ja kõik need muud asjad, see oli ju kiirendusrada ja see autoturg ja kõik olid ühe raja võrra üleval pool. Et aga tollel hetkel natukene ta soiku jäi, et meil olid ikkagi suured plaanid jah, et me teeme sinna kaardvoolid ja kõik asjad, et me teemegi sinna nagu korraliku professionaalse nii-öelda nagu träägiraja, eks ole. Noh, mitte nagu FIA professionaalse träägiraja, aga siiski nagu meie mõistes nagu nii hea, kui me vähegi suudame. Jah, ja sellel hetkel ju, kui raadil sõita sai, siis ta oli ikkagist ju kvaliteedi poolest ju parem kui Kiltsi vist ju. Ta ei olnud ju, ta oli ühtlasem jah, sest et seal raadil olid need plaadid, ma ei tea, kas need nüüd paksemad olid, aga selle raadi ja Kiltsi vahe on nagu selles, et need raadiplaadid olid kõik tehases valmistatud, ja nad olid sinna kohale toodud ja siis maha pandud. Ehk nad ei olnud valatud plaadid näiteks, nii nagu Kiltsil on, eks ole. Et seal see vahe ongi nagu pigem selles, et kui sa tehases teed, siis see kvaliteet kipub olema ühtlasem, eks ole, et võib-olla tsementi varastatakse vähem või midagi. Ja teine veedet on see, et tehas annab välja nagu normaalsemad tükid lihtsalt. No just, et ühesõnaga, et seal oli ikkagi see, et sul oli hästi paks plaat, tal oli need tõstekohad ju, eks ole, igal pool ja kogu see rada oli selline, et seal see plaatide vahepeal võis natukene liikuda, aga mitte nii palju jällegi. Et selles mõttes see Tartu lennuväli oli kindlasti siledam ja parema kvaliteediga kui tollel hetkel, kui Kiltsi oli kõrval. Jah, ja kas mitte see hetk esimene 7 ju sõideti ju ka raadil Veljo poolt. Minu mõist oli raadil. Mina ei julge peast öelda kõiki neid asju. Ja raadi nii-öelda kasuks räägib ka see, et raadi on ju hiljem ehitatud oluliselt kui Kiltsi. Kiltsi oli juba ju teise maailmasõja aeg, siis ta oli veel, ei olnud betoonkattega, siis ta oli nii-öelda muldkattega või pehmekattega, aga suht kohe peale teist maailmasõda ju ehitati ta valmis. Ja raadi tuli hoopis hiljem ja kuna raadi oli veel ju siis tuumapäid kandvate pommitajate niinimetatud kodurada, siis see pidi olema ka nagu just. Paksem ja korralikum. Raadi oli väga korralik selles mõttes kõikidega oma ruleerimisradade ja kõikide muude asjadega, et isegi see nii-öelda nagu autoturu, ehk siis see teine ruleerimisrada, eks ole, mitte nii-öelda nagu see pearada. Isegi too oli nagu väga heas korras tegelikult. Jah, ja raadi viimase võistluse korraldasite teie EDRAga. See oli 2017 200 meetrit. Jah. Kust me sõitsime veel üle Libedaraja, kui ma õigesti mäletan, siis võitsime üle Libedaraja Pidurdusmaal. Vist kuidagi sest meil kuhugi mujale ei mahtunud. Siis oli juba see ERM ka kerkis sinna. Ja see oli päris huvitav üritus, mis meil seal toimus.
aga siis jälle suudame jutuga minna, hüpata hästi palju. Aga et oligi, hakkasid esimesi võistlusi Edraga korraldama. PHRA hakkas vist siis ka vaikselt otsa saama. No, PHRA oli tegelikult see, et noh, eelmises episoodis sa mainisid ka, et ta nagu et kas hakkas hääbuma, tegelikult ei hakanud, et lihtsalt on see, et nad olid nii pikalt kõik tegelenud, et see, noh, mingil hetkel ongi see, et kui sa oled stiilis 20 aastat selles alas olnud, eks sulle või 25, siis sul mingi hetk on see, et nagu tegelikult on elus nagu muid asju ka. Ma ei tea, võib-olla tahaks suvel käia mingit liilekest nuusutamas või mingit muud asja tegemas, eks ole. Te ei pea kogu aeg seal kütsi haisuses istuma, eks ole. Ja noh, inimestel ka sellised eesmärgid ja mõtted muutuvad ja tegelikult neil oligi see, et nende sihuke mott seda asja edasi nagu arendada langes. Alakomiteesse tulid uued inimesed too hetk. Viljar liitus ju mingi hetk alakomiteega, eks ole, seal oli ka esimees mingi aeg. Ja noh, nii need asjad läks, et nagu see uus generatsioon tegelikult sellest nagu dragi sellisest kommuunist tuli nagu peale. Ja pluss ongi see, et Viljari näol, Kristjani näol ja siis ka see Soome mõjutus. Et kuidas see Soomes asju tehakse ja nagu no ühtepidi on nagu nõme, et me kogu aeg, see ei ole ainult kiirenduses, vaid nagu väga paljudes asjades, noh, kuidas Soomes. Noh, kiirendus on see sellepärast loogiline, et Soome oligi meist reaalselt 30-40 aastat tasemelt ees. No, FRA-l on 50 tegutsemise aasta hetkel. 50. Ja Eestis niisugune suurusjärgus võib öelda, et on niisugust ametlikku kiirendusvõistlust peetud küll 30 aastat, aga nagu suunitletud, organiseeritud koos katuseorganisatsiooniga niisugune circa 20. No 20 pigem. Et põhimõtteliselt ongi. Soomes poole maas. Poole maas. Et sealt tuleb ka see vahe sisse. Ja siis mingi hetk ju, kui PHRA ära lõpetas, siis Speedestil oli ka nagu hoog raugenud ju. Speedest ju korraldas aastas ühe võistluse ja siis te Edraga panitegi vist ju 2-3 võistlust aastas ju. Mingi hetk tekkis see olukord, kus korraldajaid oli hästi vähe, kuna Edra nagu me enne mainisime, tegelikult ei olnud mõeldud selleks, et korraldada üritusi. Edra oligi mõeldud selleks, et koguda nii-öelda nagu enda alla kõik kiirendushuvilised nii-öelda nagu inimesed, kes ei ole sõitjad, vaid kes tahavad olla kohtunikud, kes tahavad nagu õpetada või õppida. Me nägime nagu seda, et meil on võimalus nii-öelda Edra nime alt viia nii-öelda nagu inimesi Soome, eks ole, õppima Rootsi, õppima igale poole. Ja kõik see nii-öelda nagu oligi Edra eesmärk ehk ala arendada, olemata ise korraldaja, mis oleks tegelikult nagu sihuke ideaalne setup olnud meie kõikide jaoks. Aga läks nii, et kui me mingi hetk nägime, et oht on selles, et EMV jääb ära, kuna EMV on üks etapp, eks ole, on üks korraldaja, mis on Speedest, siis tekkiski kohe nagu küsimus, et miks ja mida ja mismoodi. Ja siis Edra mingi hetk otsustas, et hakkame tegema. Vahepeal nagu samamoodi nagu Speedestil läks lappesse, eks ole, mitu üritust hooajal. Siis ka Edra tegi selle. Mina hetkel julgen öelda, et see oli nagu viga, et kindlasti sõitja jaoks oli see fine. Kui nagu teistpidi võttes, siis ikkagi sellel hetkel ka kogu selle ala elul hoidmiseks oli see nagu vajalik. Kindlasti oli see vajalik. Miks ta viga oli, ütleme selles mõttes, et kui sa teed näiteks 3 üritust 2 kuu jooksul, eks ole, siis sa ei suuda tagada seda kvaliteeti üritustel, seda mingit vau-faktorit seal kõrval. Ja Edra on nagu alati olnud selle suunitlusega, nüüd viimastel aastatel on see natukene muutunud, aga Edra on nagu väga pikalt olnud selle suunitlusega, et meie teeme peamiselt nagu sõitjatele hea võistluse. Ehk me vaatame seda, et rada oleks hea, et nii-öelda selles mõttes nagu kõik see võistluse korraldus oleks hea, eks ole, meeskond oleks tasemel, ajavõtt töötaks, regamine töötaks, kõik oleks nagu okei. See, mis seal kõrval oli, ei puutunud võib-olla nagu nii palju, ütleme, ta puutus küll meisse, kuna me pidime sellega tegelema, eks ole, aga see ei olnud nagu eraldi eesmärk. Meil ei olnud nagu eraldi inimest, kes tegeleks võistlusvälise asjaga, vaid me kõik olime seotud ainult selle võistluse poolega. Muidugi me leidsime selle mingi toitlustaja sinna ja saime prügikasti suure orgunnitud, aga sellega ka asi nagu suuresti piirdus, eks ole, et seal mingit festivali ei toimunud. Mitte, et meil ei oleks mõtteid läbi käinud, sest me ju nägime
nägime seda, et kuidas nii-öelda nagu noh, mis asjad nagu töötavad, eks ole, meil oli hästi pikalt tegelikult plaan kopeerida FRA seda setup'i, et neil on üks suur võistlus aastas, kust nad saavad raha ja American Car Show, kust nad saavad nii-öelda nagu raha ja siis ülejäänud võistlused on sellised pealemaksmisvõistlused. Et sa teedki 1-2 suurt üritus, mis toob sisse ja selle kasumi siis investeerid väikestesse üritustesse. Et oli meil ka mõte mingi hetk, et me tahame teha nagu mingi suurem autoshow, aga siis hakkasid juba tekkima tegelikult muud sellised väiksed autoshow'd ka Eestisse mujale, eks ole, ja me nägime nagu, et sellel nagu niši otseselt ei ole, et siis me oleks nagu järjekordne nagu suurem konkurent mingile asjale, mis nagu, millel ei olnud nagu jumet ja kuna me ei teadnud seda maailma, siis on nagu eriti raske veel sinna sisse minna. Et siis me tegimegi hambad ristis need oma kolm üritust, vist oleme kõige rohkem, äkki koos testipäevaga 4. Et seda on ikka palju ühel hooajal ja me tundsime ise, et see kvaliteet läheb alla ja tegelikult paar aastat me seda tegime, aga siis me ütlesime ka, et nagu sorry mehed, aga see ei ole nagu meie eesmärk. Jah, teistpidi oli see ka, et see nagu, ta oli hea, ta oli vajalik, aga niinimetatud uute korraldajate mõistes see tegi nagu laisaks. Sest et oligi see, et Speedis toimub edrade üritusel, meil on hooaeg, kõik on fine, et ei pea nagu, et ei tekkinudki seda mõtet, aga äkki peaks ise ka võistluse korraldama. et nüüd meil õnneks, me oleme nüüd praegu seisus, kus meil on 6 etappi see hooaeg aasta 2025 ja kõik 6 etappi on erineva korraldaja poolt. Just. See peabki nii olema, selles mõttes, et me ei ole nagu sellises mahus võimelised tegema nii nagu Soomes näiteks, et seal ongi, et FRA teeb kõike, eks ole, korraldabki see kõike. Et pigem ma näen, et selline setup on nagu super hea, et sul on erinevad korraldajad. Kui sealt kaob ka üks näiteks tagant ära, eks ole, siis see ei ole mingi maailma lõpp, kuna sul on 5 etappi veel ja ka järgmine aasta ilmselt on nad veel, et see on nagu hästi jätkusuutlik. Et sa ei hoia nii-öelda nagu kõiki munasid ühes korvis. Just korraldajale on ta lihtsam, sest üks konkreetne korraldaja teeb aastas ühe ürituse, ta ei pea nagu mõtlema liiga palju ja ta teab, et see aasta on tehtud, hakkame juba järgmist aastat planeerima, et on lihtsam. Aga samas ongi see, et see, nagu sa rääkisid ka, et teie tehtud üritused oli niimetatud nagu suunatud nagu eelkõige sõitjale. Et see niimetatud siis ürituse tehniline pool oleks hästi läbi viidud. Ja tegelikult olgem ausad, see teistpidi oli ju nii heaks kooliks ja siukseks nagu taseme latiks Eestis, et praeguse seisuga ju tegelikult ju Edra viibki ikkagist läbi ju kõigi võistluste tehnilise poole. Ehk siis jah, on ajavõtuks on ju, raja tegemine on ka raja tegemine, aga just see samamoodi see kohtunikud, tehnilised, kõik see... Kõik see võistluse organiseerimine jah, on jäänud nagu Edra õlule. Ma ei ütleks, et ta nüüd on nagu Edra õlul, vaid ütleme, ta on nagu Edra inimeste õlul, eks ole, sellepärast, et korraldaja ikkagi nii-öelda korraldab sisuliselt, aga ütleme peakohtunik, kes suure tõenäosusega on Edra inimene, kes seal on, valib endale meeskonna ja suure tõenäosusega valib ta Edra kohtunikud, eks ole, kuna meil ei ole tegelikult konkureerivaid kohtunike hetkel, mis natukene võib-olla kahju, et meil ei ole rohkem kohtuniku valikut, et kindlasti siin on ka selline väike üleskutse, et kes tunneb, et talle kiirendus pakub huvi ja ta on tore näiteks raja keskel seista või vaadata siin-seal joosta line-upis, andke teada endast, et Edra hea meelega koolitab teid välja, sest mida rohkem meil on inimesi, seda lihtsam ja toredam see asi on. Sest kui ma praegu vaatan järgmise aasta Edra kalendrit, siis meil on vähemalt üks Läti etapp, siis meil on hetkel 100% kindlat 3 Leedu etappi, üks küsimärgiga Leedu etapp, ehk siis 5, eks ole, on juba välismaal, pluss Eestis 6, on 11. Kui me teeme mingi testipäev on 12, kui me nüüd mõtleme natukene nii-öelda nagu Eesti suve ja nädalavahetuste peale, siis... Jaanipäeval saad vähemalt kodu olla. Jah, just. Et eks ta selline natukene kitseks läheb ja ma saan suurepäraselt aru sellest, et ma ei saa eeldada, et mul üks ja sama kohtunik on kõik need 12 võistlust kohal, eks ole. Jah, ongi see, et mitte, et praegused kohtunikud kehvad oleks. Ei, absoluutselt mitte. Vaid ongi see, et mida rohkem neid kohtunikke on, seda lihtsam on kõigil, sest siis on see, et oletame sina uus inimene, kellel praegu huvi tekkis,
Edra koolitab sind välja, sa teed näiteks 2 võistluskohtunikuna kaasa ja ülejäänud võistlused sa saadki oma pereasjadega tegeleda, puhata, mis iganes. Ja see annab ka eelduse selleks, et see teine kohtunik, kes meil praegult teeb 6 etappi, saab võib-olla natuke rohkem puhata. 2 vabaks, eks ole, ja ei väsi ära. Et see ongi nagu põhiline, et see meeskond oleks piisavalt suur, et oleks nagu valikud. Ja ongi see, et meeskond oleks ka piisavalt motiveeritud, et ta ei pea tegema seda nagu enam, muidu mingi hetk tekibki see kohustuse tunne, et ega kedagi teist ei ole, ma pean tegema, nagu vaata see just oli see, et Edra tegi 3 etappi, vaata. Ja kohtunikega on täpselt samamoodi, et kui need on rohkem, on lihtsam nagu erinevate etappide vahel inimesed ära jagada ja inimesed saavad nagu siis niimetatud huvitava hobiga tegeleda ja samas ka puhata ja et on nagu mõnusam. Kuna see kiirendus on hobi kõikide meie jaoks, eks ole, kui ma räägin nii-öelda nagu Edra poole pealt ja kohtuniku poole pealt, siis seda ei saa kunagi teha hambad ristis. Sa võid palgatööl käia hambad ristis, et sa tead seda, et muidu sa ei saa koort kohvi peale, eks ole. Aga sellist vabatahtlikku nii-öelda nagu tööd ei saa sa teha kunagi hambad ristis. Et sellepärast tegelikult seesama, kui on inimesi, siis rohkem, siis seda lihtsam ja kergem on absoluutselt kõigil. Jah, kas või ühe näitena tuua see, et ju ühel aastal, kui ma endale uut autot ehitasin, ei saanud võistlema tulla, siis ma andsin ju kohe iseendast märku, et kuule, et ma sõita ei saa, kui on abi vaja, siis öelge. Ja siis paar nädalat hiljem oligi see, et kuule, aga meil on tehnilisi puudu. Et ju natuke kokku puutunud, tule aita. No just. Ja oligi see, et päeva alguses oli nagu suur kohustus ja päeva peale lihtsalt jälgisid, aga said võistlust jälgida ja nagu nautida ja tegelikult oli nagu jumala mõnus ja fine, vaata. Tegelikult ongi äge selles mõttes, et ega see hetkel ei kujuta, kui sa isegi oled olnud nagu raja ääres, siis see tegemine, mis sa teed raja peal, on hoopis midagi muud. Et sa ei lähe vahepeal snäkki sööma, kui tsiklid tulevad, eks ole, vaid oled ikka raja peal või seesama, kui sul on mingi oil down, eks ole, siis ongi sul kõige kiirem töö, et seesama sealt ära koristada. Pärast on jällegi hea, eks ole, istud kuskil varjus, sirutad jalga, võtad ühe värskendava boržommi ja elu on nagu lill, eks ole. Ja lisaks ka tegelikult see selline seltsielu või ütleme see kohtunike nii-öelda seltsielu, mida me oleme alati teinud, et me proovime oma kohtunikud hoida ühtse meeskonnana, mis tähendab seda, et meil on võimalusel, me teeme võimalikult kohtunike koolitusi, ehk me kutsume näiteks kellegi esinema, mingi hetk käis meil nii-öelda nagu meeskonnatöö psühholoog rääkimas, eks ole, meeskonnatööst, meil on käinud kriisisituatsioonidest rääkimas Tapsa samamoodi, kes ütleski seda, et kuidas nii-öelda nagu näiteks õnnetuste puhul räägis, mis eks ole, selles mõttes on väga harvad meil, aga kui see juhtub, siis me peame kõik olema selleks valmis, kohtunikena eriti, ja me peame kõik täpselt teadma, kes mida teeb, kes stiilis hoiab meeskonda kinni, kes rahustab seda, kes seisab seal ees, kes sõidab kuhu, kes edastab mis infot, et kõik need asjad on super olulised ja sellist asja, see ei tule naturaalselt, need on need, et sa pead kuskilt neid õppima. No aga see on ju samamoodi, et ju kõik erinevad nagu ametid, mis tegelevad nagu kriisiolukordadega, politsei, pääste, kiirabi, ka sõjavägi asjad, nad ju kõik tegelikult tihedalt teevad ju harjutavad. Just. Et sul tekikski ju lihasmälu, et olekski see moment, et kui see paha asi juhtub, sa ei peaks mõtlema hakkama, vaid sa juba tead, mida teha. Aga võib-olla sellel korra, kui nüüd siukene tumedale maale, negatiivsel maale läksime, siis mõned avariid, mis meil Eestis on olnud, on ju, siis alati on eetrivaikus. Jah. Teadlikult. Ma saan aru, et see on teadlikult, sest et seda on see sama üritus, kus ma käisin niimoodi abis, siis seal kahjuks läks ka, oli kehvasti, oli üks avarii. Ja siis, kuna ma olin niimoodi ka, ütleme siis poolede kohtunike poole, siis ma kuulsin ka kohe selle ära, et nüüd on eetrivaikus. Aga, ja seda teavad ka tegelikult ka osalejad, tiimid, asjad, et alati tekib siis eetrivaikus. Aga miks see nii on? No eetrivaikus on tegelikult peamiselt sellepärast, et üks asi on see, et kui meil juhtub mingi kriisisituatsioon, siis meil on, eks ole, meil on peakohtunik, meil on päästepealik tegelikult, ja päästepealik on tollel hetkel see, kes juhib kogu olukorda. Ehk kui tema ütleb näiteks, et meil on vaja välist kiirabi, meil on vaja, ma ei tea, meil kopterit vaja, mida iganes, siis tema käsk peab tulema läbi, tema käsk ei saa tulla ei saa jääda selle taha, et 2 venda räägivad anekdooti oma vahel, eks ole.
et see tegelikult kõikide selliste asjade puhul on oluline, pluss lisaks tegelikult ka see, et noh, keegi ei hakkaks küsima sul, aga kuidas temaga on, ehk ühesõnaga, et kõik infokillud, mis jagatakse, peavad olema kontrollitud ja ei tohi olla nii-öelda nagu sellist eetrimüra sellel hetkel, kui me peame teadma, et kas peakohtunik peab võtma sõna, kas päästeülem peab võtma sõna ja nendel peab olema täiesti puhas kanal. Kindlasti on sellepärast ka, et selle eetrimüra käigus ei tuleks nagu niimoodi valeinfot. No seda ka lisaks selles mõttes jah, et kuskilt keegi lähmerdab midagi vahele ja keegi saab valesti aru ja no ühesõnaga, et mida vaiksem see olukord on, seda lihtsam ja kergem on, eks ole. Ja alati, kui päästepealik teatab, et olukord nii-öelda nagu kontrolli all, kõik on timm, eks ole, siis hakkavad tavapärased asjad nii-öelda nagu edasi juhtuma. Ja alati samamoodi on see, et ükski kohtunik ei jaga kunagi ise mitte ühtegi infot sõitja olukorrast, sellepärast, et esiteks ta ei tea seda. Ja kunagi ei anta ka poolikut infot, see on ka üks selle eetrivaikuse nii-öelda nagu mõtteid, et... Ja see on mõtlesingi, et eetri nagu selle sagimise käigus ei tekiks vale infot. Just. Et alati tuleb olla nagu eriti inimese terviseandmeid puudutavates asjades ja sellistes olukordades me ei saa öelda seda, et kuule, äkki on kõik hästi või äkki on kõik halvasti. Jah, teistpidi ongi see, et jah, ühtepidi ma saan aru, et nii nimetatud, võtame selle sama 2021 Joosepi avarii, millest me rääkisime, et Joosepil läks tegelikult väga hästi kõik on ju. Ta ju väga mingid nagu fataalseid vigastusi ei saanud. No fataalseid kindlasti ei saanud, aga ei olnud see tegelikult ka kerge tema jaoks, eks ole. Need vigastused, mis tal olid tegelikult, jällegi pealtnäha ei olnud ju mitte midagi, aga tegelikult pärast nii-öelda nagu kiirabi uuringuid tal ikkagi vigastused olid, ta ju taastusravile igale poole, et see ei olnud nagu lihtne. Et tal ikkagi oli, ta oli päris pikka aega haiglas pärast seda. Ei olnud. Oli küll, tal oli pärast ka veel haiglas, aga pärast seda esimest nii-öelda oma põrnika crash'i tal olid ikkagi ka päris... Ja ta sai haiget, aga ta ju sellel hetkel sai nädala jooksul sai koju. No jah, aga nädal haiglas on ikkagi päris pika aega. Selles mõttes ta oli järelevalve all, ta ei saanud nagu mingeid ulmelisi operatsioone asju talle ei tehtud, küll aga ta oli nagu järelevalve all, sest need vigastused tegelikult ei olnud, nad ei olnud nagu nohu, selles mõttes, et need olid päris olulised. Aga see oligi see, et millele ma tahtsin jõuda, et olekski see, et miks ei oleks seda valeinfot, et jah, ühtepidi on nagu hea inimesi maha arvustada, et kõik on nagu hästi, kõik on korras, aga siis pärast viidi ta kiirabi autoga ära ja siis on see, et aga siis ei ole ju korras. Tegelikult on see, et isegi peale ikkagi nii karmi avariid see kiirabi autoga ära viimine ikkagi haiglasse kontrolli on tegelikult täiesti normaalne. Isegi kergemate puhul oleme me ära viinud tegelikult, sest on meil ka ju testisõitudel reedesel päeval juhtunud nii-öelda nagu rajalt väljas, et tegelikult Street B-klassi autoga, mis on nagu, ei ole kiire auto, eks ole, aga piisab sellest, et sa pärast 100 meetrit sul noog juba päris suur, kui sa lähed põllule, siis tegelikult paar korda üle katuse, üle nina on tegelikult juba nii palju tõsine nii-öelda nagu põrutus, et inimene tuleb saata kontrolli, et see on paratamatu, kuna meil kiirabit ju koha peal ei ole või ütleme, tegelikult ka kiirabi autos ei ole sul võimalusel ülevaatamiseks, ta viiakse ikkagi kas MRI-sse või vajadusel röntgenisse või kuhu iganes, et ikkagi viiakse inimene ära. Sest jah ju kogu päästjate meeskond, kes meil kohal on ju tegelikult elukutselised päästjad ja kiirabitöötajad. Et neil on kõiksugune teadlikkus, kuidas käituda, mida teha, kuidas kontrollida on olemas. Aga ju fakt on lihtsalt see, et lennuväljal kohal sul ei ole neid kõiki aparaate, mis sul haiglas olemas on, et nagu lihtsasti veenduda asjades. Tegelikult ongi see, et mis on meie nii-öelda nagu pääste ja ka nende meedikute eesmärk, eks ole, on esmaabi. Et nemad keegi ei hakka sul seal, ma ei tea, mingit nihestust paika väänama, luumurdu kinni õmblema ja paika panema, eks ole. Selleks on juba spetsiaalsed nii-öelda nagu operatsioonitoad, arstid, need on teised inimesed hoopis, kes seda teevad, et nemad on nii-öelda nagu siuke
eesliin tegelikult, kes meil seal on, eks ole. Ehk kui sul juhtub ka mingisugune tavaelus avarii, eks ole, siis tegelikult sisuliselt tuleb sul samad inimesed kohale. Et kiirabitöötajad pluss siis nii-öelda nagu päästjad. Jah, ja mingil momendil võib ollagi see, et tavaliikluses avariist tuleb täpselt see sama inimene siin päästma, kes meil raja ääres on. Täpselt sama nagu. Loodame, et seda kunagi vaja ei lähe, aga põhimõtteliselt jah, et nemad nii-öelda stabiliseerivad selle olukorra, mis on ja ülejäänud nii-öelda lähevad juba nagu täis professionaalsete arstide käe alla. Aga kui me nüüd natuke veel räägime avariidest ja asjadest, siis ju tegelikult Eestis on väga hästi läinud. Meil on 4 suuremat avariidund. Georg, Leedukas, Joosep ja Mustang. Jah. Need on siin nagu 4 suuremat. Ütleme kui me niimoodi arvestame. Mis on siis lõppenud niimoodi üle kaela käimisega. Kõik inimesed on elus, kõik on terved. Georg küll ei sõida, aga on siiamaani sellest rallis sees. Joosep on sellest rallis sees. Leedukas ehitas uue auto, nagu sa eelmise osas ütlesid. Sama sõgeda. Sõitis sul 4 peeglit Leedus puruks, ajavõtu peeglit. Mitte peeglit, vaid andurit. Andurit. Et selles mõttes, et kõik läheb edasi ja kui siin ongi mõned inimesed on sõnavõtnud, oi see kiirendus on nii ohtlik, siis läbi selle ajaloo, mis meil siin on toimunud, ma ei räägi nüüd street race'idest ja mingitest illegaalsetest asjadest, mis on toimunud, vaid konkreetselt korralikud võistlused, siis need 4 avariid, mis reaalselt avariid on olnud, siis see on selle 20 aasta peale mitte midagi, sest meil on rallisid, kus on rohkem avariisi ühe nädalavahetuse peale. No arusaadavatel põhjustel selles mõttes, et iseloomud on erinevad, eks ole. Aga nagu näitena minu meelest on seda nagu väga hea tuua, et tegelikult see ei ole nagu nii hulluna. Ega ta ei olegi nagu nii hull, aga hästi suur osa sellest on tegelikult turvavarustusel, mida me nõuame, eks ole, et need ei ole niisama, et õnneks praegu on sõitjad saanud aru, et see on nagu nende jaoks, et see ei ole nende kiusamiseks välja mõeldud, vaid see on nende jaoks, et kui tõesti midagi läheb halvasti, siis on neil sealt väga suur tõenäosus kõndida sirge seljaga välja, öelda, et thank you ma'am ja auto uueks ehitada ja ongi valmis, eks ole. Et suuresti täispuuriga kered, eks ole, need, kes enamus õnnetusi, mis meil juhtunud ju on, eks ole, 3 nendest 4 on tegelikult olnud täispuuriga autod ehk toruraamil autod ja Mustang oli ilma turvakaareta, aga jällegi nii-öelda nagu juba tehasest natukene tugevdatuna ja kiirus ei olnud nii suur, eks ole, mis oli põhiline. Et kõik need teised suured avariid on juhtunud ikka tunduvalt suurematel kiirustel. Ja eks see meie probleem on selles, et meil ei ole seda kaitsevalli nii-öelda nagu kahel pool või seda kaardvooli, aga mida aeg nagu edasi, et õnneks nüüd sõitjatel on mõistus oma koha peal, et ikkagi kui on nagu mingi ohtlik olukord, siis tavaliselt ikkagi nagu võetakse juba tuure madalamaks ja ei sõideta nii, et nina verist välja, nii-öelda nagu veri ninast väljas, et sa pead võitma, eks ole seda. Kindlasti on see adrenaliin ja kõik sees, aga terve mõistus ikkagi natukene töötab, mis on väga positiivne. Jah, sest ega seda ju sõitjana isegi tean, et foori taga, kui visiir kinni läheb, ega siis see mõttemaailm muutub väga-väga-väga. Aga mingist hetkest ikkagist, minu puhul oli kindlasti väga palju ka see, et kuna see sama Joosep avariini, Joosep on väga hea sõber mulle tegelikult, siis ka see pani nagu, mitte et ma ennem ei oleks ohutuse peale mõelnud, et selles mõttes ma alati, minu jaoks nagu autoehitusel prioriteet number 1 oligi ohutus, aga pigem siis võib-olla see sõidustiil, mis mul oli, et peale seda ma natukene võtsin tagasi ja siis peale seda, kui see kastiga BMW mulle mingid trikke tegi, siis peale seda siis võtsin natuke veel tagasi. Eks ta nii on, et igal ühel see mitte valulävi, eks ole, aga selline taluvuslävi on nagu erinev ja tänu sellele tegelikult on ka inimesed erinevad, kuidas nad sellistes olukordades käituvad, aga taaskord ikkagi ma olen väga õnnelik, et meil on nii mõistlikud sõitjad. Minu moto on alati see, et ma õpin nende vigades, kes on minu nõu kuulda võtnud. et siis on hea vaadata. Et ja korra me rääkisime ka, et kõik, kes selle, vähemalt edra poole pealt, kõik, kes tegelevad selle kiirenduse poolega, et see kõigil on ju hobi.
et Just. ju tegelikult ju lõppkokkuvõttes on see, et Eestis üldse meil polegi ühtegi inimest, kelle jaoks kiirendus või drag race'iga seonduv oleks kui töö. Ikka on, sina oled ju. No see selles mõttes, et okei, sa oled natuke teise ala peal, eks ole, mitte ainult nii-öelda drag racing, aga ka muud ehitused ja muud asjad. Jah, kuigi selle talvene seis on küll see, et no jah, kui me garaažis ringi vaatame, siis on ainult drag racing, eks ole. Aga noh, tegelikult tore on nagu see, et drag race'iga seotud inimesed, hästi paljud on muutnud selle oma hobiks, eks ole. No võtame kas või samamoodi Viljari, eks ole. Nüüdne Racetune, eks ole, enne VKM, noh, ta saab ilusti sellega hakkama, ehitab dragi autosid, ehitab drifti autosid, ehitab vajadusel rinka autosid, häälestab neid kõiki muid asju, eks ole. Et see on nagu sihuke tore asi, aga dragist nagu puhtalt ja ainult dragist elatuvaid inimesi, noh, ma ei tea, äkki mõni korraldaja on. Meie sinnamaani veel nagu kündinud ei ole, et me suudaksime oma üritusega ära elada. Jah, ja kuna kõiki korraldad ei tea, siis ei julge nagu. Ei, pigem ei ole selles mõttes, et võis olla sellel hiilgel ajal võis olla, kui sa ütled seda, et sul 12 500 pealtvaatajat, eks ole, ja noh, võtame praeguste piletihindade juures, isegi kui sa küsid 10 eurot pilet näiteks, eks ole, noh, siis võiks midagi jääda kätte, et äkki saad nagu ära ka elada, eks ole. Noh, kuigi okei, ürituse eelarve on kindlasti pool sellest, noh, kui me nii suurt üritust korraldame, aga siis hoolimata sellest, et sul võiks sealt ikkagi midagi jääda, aga Eestis sellist mastaapi kahjuks hetkel ei ole. Jah, ja kas nagu üldse nagu on võimalik tekitadagi enam sihukest mastaapi? No see on teine küsimus, noh kindlasti on, aga küsimus, mis hinnaga ja mismoodi ja kas see ennast ära tasub, eks ole. Sest on ju läbi aastate noh, igasugu põnevaid asju, noh peamiselt küll Aivo on toonud neid toredaid nii-öelda nagu vaatamisväärsusi meil, eks ole. On Top Fuel ju käinud Eestis, eks ole. On ju käinud reaktiivauto Ameerikast Eestis, eks ole. Kuigi see ei olnud Aivo, see oli siis Battery Race, Kohuke Race, see oli minu aga kas Aivo ikkagi korraldas seda, sellepärast et mina olin seal kommentaator tollel hetkel ja ma väga selgelt mäletan, kuidas seal Aivo jooksis, kui see käepaksune nii-öelda nagu juhtmekimp oli seal läbi põlenud ja see võib-olla mäletan valesti, kuigi need on olnud erinevaid autosid erinevatel. Aivol oli see suur nii-öelda nagu trakk, reaktiivveokas. Indiaani juhiga. Jah, ja sellest rääkis ka, et nad ei saanudki seda... Nad lõpuks ei saanudki seda korralikult toimima, et seal oligi nagu mingi hull ongelma, et proovis nagu töötas jumala hästi, eks ole. Siis pärast nad näitasid ka see juhtmekimp, reaalselt oli käevarra jämedune siuke juhtmekimp, mis oli katki. Sealt ei suudetud seda korralikult korda saada, et see oli nagu hull fopaa seal. Seda ju oodati, kui Aivo sellest rääkis, siis ta teab detailsemalt, aga mingi 1,5 kuni 2 tundi inimesed ju ootasid nii-öelda ööpimeduses, kus meie kommentaatorid ütlesid, no kohe varsti saab korda. Siis lõpuks ei saanud. Jah, sest Aivo tõi ju esimese Euroopa meistrivõistlustel osaleva promoti ehk Saapalusi. Just. Ja siis ja nüüd ongi võib-olla sellest kiirenduse arengust ja sellest rääkida, siis ongi see, et nüüd on nagu äge see, et enam ei pea tooma sellised asju. Jah, Top Fueli meil ei ole, aga meil on Andres Arnoveli näol oma promood olemas. Kodus olemas, jah. Ja Andres ju tegelikult ikkagi võimaluste piires käib seda päris tihedalt ikkagi võistlustel näitamas. Ta on ka seda peamiselt võtnud, ühe korra ta nüüd eelmine aastaga proovis, eks ole. Jah, Speedestil ta oli ühe korra lihtsalt väljas näitamiseks ja nüüd ta eelmine aasta siis proovis ka sellega. Aga ikkagi ta on Eesti oma pill, Eesti mehega. Super suur tulemus, oleme ausad, võita etapp tegelikult ja olla nagu FIA sarjas 3. ei ole nagu 1, 2, 3, eks ole, see on ikka nagu väga keeruline ja väga suur tiimitöö, et super suur müts maha Andrese, et ta on viitsinud ja tiimes, et nad on viitsinud seda teha ja tegelikult see on super hea eeskuju, et see näitab seda, et on võimalik. Ja see ongi see kõige olulisem, et kui sa näed, et sellest meie oma väiksest konnatiigist on tulnud mees, kes suudab Euroopas 3. olla, eks ole, või võib-olla ka see aasta ära võita, kui tal kõik hästi läheb, siis see on nagu väga-väga suur saavutus. See on midagi natuke rohkem kui siin Eesti meistri tiitlit võita. Ei muidugi jah, õnneks see asi on ju algus saanud, nagu sa ütlesid ka enne, et Viljar ju käis, eks ole, Soomes sõitmas aastaid nii-öelda Soome meistrivõistlused. Tegelikult tema tõi ka Soome meistritiitli koju nii-öelda, mis juba tollel hetkel tundus nagu täiesti uskumatu, et mis asja. Ma isegi mitte, et ma tahaksin, et see hetk see Soome meistritiitel tundus nagu isegi
rohkem uipu asi kui nüüd Arnoveri need kolmandad kohad hooaja kokkuvõttes. Noh, mõnes mõttes, et see aeg oli lihtsalt nii erinev. Aeg oli teine, tollel hetkel ikkagi Villeri auto oli ikkagi noh, nagu kõigem nii-öelda, mis nagu üldse olemas oli, eks seal Andresel loomulikult on hetkel ka, aga noh, ikkagi kui sa võtad seda, et spetsiaalradadel nii-öelda nagu noh, natukene on võib-olla see jah, nagu sa ütledki, et ta on nagu veidikene devalveerunud, sellepärast et hetkel tundus see nagu palju suurem saavutus kui nagu hetkel. Aga ei, ta on igal juhul need mõlemad on väga tublid tulemused ja mul on hea meel, et Andres ikkagi Eestis ka veel nii palju, kui vähegi mahti on, teeb kaasa. Teeb asju selle musta autoga. Just. Jah, ja oligi see, et hästi korraks kaldume kõrval, et eelmine aasta oligi ju see äge, et Arnover sai esimese eestlasena Euroopa meistrivõistluste etapivõidu. Siis eelmine aasta oli selle poolest ka veel tore, et ka esimese eestlasena driftis sai Euroopa meistrivõistlustel Kevin Pesur esimese etapivõidu. Et nagu Eesti motospordis nagu 2 kõva linnukest ühe aastaga on ikka... No ütleme, alternatiiv motospordis. Jah, alternatiiv motospordis. Et traditsioonilised motospordialad tegelikult on muud ja seal on ju eestlased ammu tegusid juba teinud. Aga hästi tore on, et sellised uued nii-öelda nagu mootorispordialad tegelikult on jõudnud nii kõrgele tasemele. Ja täpselt. Ja tegelikult seda ongi see, et Tänak rallis teeb tegusi, aga ralli ajalugu Eestis läheb nii kaua, kuni... No nii kaua auto oli, nii oli ralli, eks. Jah, täpselt, et ikkagi see drift ja kiirendus, jah, kiirendus on ütleme niisugune, nii 30 aastat olnud, aga teadlik, organiseeritud, nagu niisugune pigem 20 aastat, just seda autoehitus, kui nii võtta, drift pole vist on nüüd 10 ja selle ajaga nagu kasvavad välja sellised mehed, kes teevad selliseid tegusi, siis nii Villeri kui Andrese kui Kevini näevad, see on tegelikult on nagu maruna. Noh, midagi tehakse järelikult õigesti ja nii-öelda nagu see seeme on õigesse mulda külvatud, eks ole, et näha on, et viljad võrsuvad ja selle üle on mul ainult hea meel. Et see on nagu tore on nagu tegelikult näha olnud, kui noh, ka Villeri arengut, eks ole, et millal ta tuli tavalise oma nii-öelda nagu 300 ZX-iga. Tuunimata 300 ZX-iga tuli sõitma ja kuhu see nagu välja jõudis tegelikult. Et see on nagu päris suur samm. See on äge, jah. Ja Kevini koha pealt ka, et kui keegi pahandab, et miks me korra drifti jutu peal läksime, siis Kevini isa on legendaarne aeropesur, kes tegi omal ajal kiirendusradadel ikka siukseid tegusi, et noh, see oli tore Wild Wild West sellel ajal, et sellised jällegi üks markantsemaid juhtumeid kogu selle pesuri ja nende tiimiga, eks ole, mis seal oli see, et neil lagunes ära line-upis kas üks paar enne äkki, kui nad pidid tulema nagu starti, aga nad olid juba line-upis ehk väravate vahelt sees, eks ole, kaare taga. Neil lagunes ära käigukasti hoovastik. Neil tuli midagi sealt lahti. Ja kuidas see nagu, mis sellega oli, et ega keegi ei lükanud ju autot boksi tagasi. Auto keerati külili reaalselt. Lihtsalt vennad võtsid autost kinni, teised vennad toetasid vastu, pandi rehvid asjad alla, auto keerati külili, tehti käigu hoovastik korda, lasti auto maha ja läks starti. Et noh, tänapäeval ei oleks muidugi enam nagu mõeldav, eks ole, aga tollel hetkel, noh, see näitab nagu seda, et kui väga taheti sõita ja kui äge oli tegelikult see meeskond ja kogu see feeling. Indrek Ando valge rullikas oli see. Ma ei mäleta jah, mis autos oli, aga ma tean seda, et klõpsti külili käis ja kõik asjad ilusasti ära tehti. Linnalegendid ja minu mäletamised oli see, et seal ei olnud lihtsalt kasti hoovastik lahti, vaid seal vahetati reaalselt käigukasti. Ei. Aga see... Ei nii suuri asju tehtud, seal oli ikkagi hoovastiku teema oli see, et oli vaja klõpsti kinni panna, et seal seda ei oleks isegi tollel ajal kohtunikud lubanud, et sa hakkad kasti vahetama seal külili autol. Kuigi teades Eerot ja selleaegset tiimi, siis ka nende meeste jaoks. Minu meest on ikkagi Strägil kasti vahetasid küll. Seda on ju kõik teinud, mitte kõik, aga ütleme niimoodi, et see, et sa vahetad kasti, see, et sa vahetad, ma ei tea, mootoriplokki vist iseenesest ei ole äkki vahetatud, eks ole. Aga küll on mingi kaan uus pandud, küll on turbo ära vahetatud, rääkimata pooltelgedest, tagatifrist, see on kardaanist, see on jumala titi-miti. No jah, nii nagu Veljal oli, et eelmisel, üle-eelmisel aastal peaaegu kõik võistlused läksid niimoodi, et iga tõmbe vahel, kes käigukast maha pulkadeks uuesti kokku peale tagasi, mindi tehti tõmme, avastati, et ikka on paha ja korrati ülesannet. No, just, eks see tegelikult see päris professionaalne drag ju nii ongi, kui me võtame ikkagi kõrged klassid, siis Top Fueli mootor käib iga võistluse vahel täiesti pulkadeks lahti. Iga tõmbe vahel, mitte.
iga sõidu vahel. jah, selles mõttes, et kui võib-olla keegi võtab seda, et iga võistluse vahel. iga võistlussõidu vahel, teed ühe oma triibu ära, kõik läheb pulkadeks, sidurpulkadeks või sidurkettad välja, eks ole, seadistatakse uuesti ära, pannakse, kogu mootor käib lahti, kõik vaadatakse üle. Ja samamoodi on pro-moodil, pro-mood lahti iga võistlus ei käi, aga kui vaja on, siis käib. Või iga võistlussõidu vahel. Et see on nagu selline tõsine mootorisport, et see ei ole nagu sihuke tilulilu, et ma võtan oma tänavasõiduauto ja sõidan maailma tasemel, et nendega saad sõita väiksemaid klasse. Ega ilma asjata tegelikult ei öelda, et kiirendussport on rohkem mehaanikute spordiala. Kindlasti. Mehaanikud vedavad auto juures tunduvalt rohkem aega kui sõitja, ütleme niimoodi. Ja ju nüüd oligi kuna Aivoga alles filmisime, siis Aivo otsis mingisuguseid materjale ja siis seal ka ju legendaarne Jari Heinonen, tema kuskil intervjuus ütles ka, et drag racing on 50% mehaanikute spordiala, 25% sõitja ja 25% auto ise. Ja Lauri Kuriks vist selles samas nagu kohas ütles ka, et 60% teevad mehaanikud ja 10% või see 40% teeb siis sõitja ja auto. Eks ta nii kipub olemast, et see tehnika peab olema korras ja väga vastupidav, et see mõtled küll, et mis see 402 meetrit ära sõita, eks ole on, aga kui sa võtad neid jõude ja neid koormusi, mis on, siis see on paratamatu. Okei, aga nüüd ongi, me jõudsimegi siis kuskile niisugune 2015-16 umbes omadega. No jah, vast. See oli see aeg, kus Edra siis korraldas kõige rohkem. Ja kuidagi 2017 ma ei mäleta väga midagi. 2018 tuli juba TRF-i võistlus 200 meetrit. Jah, see oli, Edra ju korraldas 2 aastat seda ise enne, nii-öelda seda Räpina maantee otsaüritust. Ja siis me jällegi tundsime seda, et me ei taha teha 2 üritust ja pakkusime TRF-ile välja, nad olid rõõmuga nõus üle võtma, mis oli nagu super hea ja näha oli, et TRF oma entusiasmi ja tiimi ja nende korraldus oli, see ürituse korraldus nagu tegi tugeva astme ülespoole võrreldes meie ürituse poole pealt. Et kuna me pidime ikkagi nii paljude asjadega tegelema, siis me tahtsime rohkem fokusseerida oma nii-öelda spetsiaalasjadele. Ja tänu sellele jah, et TRF tuli juurde, ja siis tegelikult on ju erinevaid olnud, eks ole, vahepeal on Salju teinud, eks ole, samamoodi Estikate etappi, kui on väga vaja olnud. Jah, koroona aastal ta tegi ju etappi, nüüd eelmine aasta tegi etappi. Meie tegime koroona aastal äkki oligi 3 etappi vist ainult. Oli Salju tehtud see esimene üritus, mis oli siin avalaks ja niinimetatud esimene võistlus koos. Ja siis oli Speedest ja siis oligi Edra korraldatud finals. Oli vist, jah. Sest aga 2018 tuli ju Rakvere Street ka. Tõsi, nemad tegid ka ju väga, väga tublisti mitu aastat. Nemad tegid legendaarsel Rutja lennuväljal seda, kus Edra on käinud seda Smashi aitamas ka hästi palju aastaid tegelikult ajavõtuga. Jah, selle Rutja kohta on nali, et see oli Eesti kiirenduse kruusakatse. Eks ta tegelikult oligi see kõik seal oli selline nagu ta oli, aga väga tore, et poisid tegid ja tahtsid teha, eks ole, näitasid jällegi seda, et on võimalik tegelikult võtta kokku ennast ja teha ja tegelikult ka see innustas ilmselt järgmistel aastatel uute tegijate tulekut, eks ole. Ja nüüd, kui me võtame eelmise selle aasta, siis eks ole Capybara tüdrukud, kes on korraldanud testipäevi enne seda mitu aastat, otsustasid tulla etapiga nii-öelda nagu välja. Sellel eelnevalt ju No Boost Racing tegi ju lihtsalt testipäeva. Ja sellest No Boost Racingu testipäevast siis tegelikult selle tiimiga seotud naised siis kuidagi vaatasid ka, et poistel peaks olema rohkem sõiduaega ja siis hakkasid nagu sealt minema. Nad tegid mõned testipäevad enne, siis otsustasid nagu etapi kasuks. Wildcards ju tuli, eks ole, lisaks ja eks siin neid tegijaid järjest on, mis on nagu ainult positiivne, et ma olen väga õnnelik, et ma mingi hetk tahakski võib-olla jõudagi sinna, et kus Edra äkki ei peagi üritust tegema, vaid saame nii-öelda nagu keskenduda just nimelt sellele kohtunike ja ala arendamisele selles mõttes, et me saaksime endale
võib-olla rohkem nii-öelda nagu tehnikat, et toetada nii-öelda nagu raja hooldust, raja puhastust, kõike muud. Noh, pluss, eks ole, see kohtunikud, pluss nende koolitamine, pluss ajavõtu edasiarendamine, kõik nii edasi, nii edasi. Ja nüüd ju sellel hooajal on meil üks uus korraldaja veel, kes teeb finaale seekord. Jep. Ma nüüd kuupäeva jälle peast ei mäleta, aga kalender on õnneks igal pool avalikult teada juba. Augusti lõpus kuskil ta oli, aga ma ka peast ei julge öelda neid vahemikke. Et praegult võib ikkagi öelda, et Eesti kiirendus on oma nagu õitsel tagasi ju. Kiirendus on tõusujoones jah, viimased aastad väga tublisti liikunud. Nagu ma ütlesin, et see tõus ja mõõn käivad nii-öelda nagu järjest. Kui me rääkisime sellest, et eks ole, see klasside vahetus oli just nimelt selles mõõnaperioodi, siis me hakkasime vaikselt jälle tõusma. Tegime ju väga palju koostööd lätlastega. Läti etapp tuli siia ja vaatasime, et meil oleks rohkem sõitjaid nii-öelda visuaalselt. Siis hetkel me oleme seda ülesrühkimise mäel ja ma näen seda, et see tipp ei ole veel tegelikult käes. Korra segan vahele, eelmise osa lõpus ma ei tahtnud sinna juttu viia, aga Soomest rääkides meil on ju Eesti etappi ka Soomes peetud. On. Et kuidas see sinnamaani jõuti selle asjaga? Jah, et eeldus oli see, et ju Edra kui selline tegi FRA-ga väga tihedalt koostööd, on ju. Aga et kuidas see asi sinnamaani läks, et teeme nüüd Soomes Eesti etappi? See käis mõttena alakomiteest pikemat aega minust toetki juba läbi ja siis kuna selleks hetkeks olid meil juba sellised autod, mis tegelikult vajasid liimirada, et saada ka oma tõelist potentsiaali teada. Päris palju oli slikisõitjaid, laia slikisõitjaid, et siis tundus see nagu ainuõige otsus, eks ole. Siis me jällegi Kristjani eestvedamisel suuresti see organiseerimise pool seal Soomes nagu toimis, eks ole. Kuna soomlastel nagu nii oma etappi oli, siis oli väga lihtne sinna meie klassid juurde pookida. Ja saime sinna väga soodsad tingimused enda omadele tegelikult just nimelt osavõtutasu ja kõikide muude asjade osas. Et kui me osavõtutasudest räägime, siis meie träägi osavõtutasud on naeruväärsed võrreldes mis iganes Euroopa omaga, eks ole. Siis, et seda hinnašokki nagu seda vahet vähendada, siis meie omad said väga soodsad tulemused ja tulid, kes tulid sinna. Päris paljud tegelikult tulid ja päris paljud sõitsid toredaid aegu. Väga paljud lõhkusid ka autod ära, eks ole. Sest et ma nüüd nii täpselt, et 2 korda on vist ju etapp olnud ju. Võimalik, et isegi 2 korda jah, et kuna see esimene kord läks päris hästi, siis minust järgmine aasta lükati sama teema. Sest et ju siis, kui see üks etapp oli, kes seal siis kohal oli Mati Põld, Soots oma BMW-ga, Veljo oli, Reino Poom oli. Niimoodi peast ei mäleta, tegelikult oli väga palju ka väiksemate klasside sõitjaid, kes tahtsid nagu sõita. Wildcards MC-st rääkides, kes on nüüd korraldaja rollis Andri Kiik, tema ju siis sõitis. Küll tal see Soome etapp, ma arvan, ta sellest väga pikalt ei taha kellegagi rääkida või seda meenutada. Aga tema sõitis ja oli üks, äkki oli roheline E39 kompressor V8 Ats Juurikas. Tema ju oli ka slikiga sõita juba. Ja tegelikult neid nimes ja asju oli veel ja ju paigid käisid ka ju. Paigid käisid ka. David Urbus oli kindlasti, Nils oli kindlasti, Nils Laur. Ja seal Erki Anto vist isegi. Et see on kõik kuidagi nagu meelde jäänud, aga tegelikult oli täitsa nagu viisakalt esindatud ja ju mehed seal sõitsid ikkagi aegasi ka kiirelt. No just, et ei olnud jah nagu siuke suvaline üks inimene per klass nii-öelda, vaid ikkagi oli igas klassis olid mingid võistlejad olemas. Et see oli jah. Sest ühtepidi ta oligi see, et need, kes nagu seda liimirada nagu juba vajasid, et nemad nagu olid väga selle poolt, aga need ju tänavaklassid, kes seda liimirada nii väga ei vajanud, neid see nagu pigem ei kõnetanud see Soome värk, et just oligi see, et kulud lähevad nii suureks ja nii edasi ja nii edasi. Ja kas ma mäletan õigesti, et see aasta siis ka punktisüsteem tehti niimoodi, et arvestati mitte, oletame, et oli 5 etappi, aga arvestati ühe võis vahele jätta nii-öelda. Et siis see nii... Et sa valisid ise etapid, millised punktid nagu arvesse lähevad. Et siis see kompenseeriski selle, et sa näiteks ei saa Soome minna, et ei tekiks nagu, kas või nii, et rahakoti pealt ei tekiks seda nagu lisavõimalust. Selline asi tõepoolest oli. Ja ju nüüd me oleme ka jõudnud sinnamaani,
kui me räägime nagu rahvusvahelisel tasandil, et meil on nüüd ju Balti sari. On. Ja see on juba ju, kas nüüd on 3. või 4. hooaega? 4. äkki algab. Mis on ka nagu mõnes mõttes suur samm. Balti sari on jällegi, see on väga, väga pikalt olnud nii-öelda Kristjani mõtetes ja meeltes ja tema tegelikult üks ju selle ellukutsujatest ka on, et Balti sari esimesed aastad ei läinud nagu suure pauguga käima, aga eelmine aasta juba oli nagu palju toredam tänu klassimuudatustele jällegi. Eks see on ka selline mängimise küsimus, eks ole, et sa pead aru saama, mida sõitjad tahavad, kuhu need sõitjad klasside suhtes kõige paremini lähevad. Ja ma näen seda, et Balti sarjal on selles mõttes tulevikku, et kui me saame nagu Läti träägiga uuesti kuidagi tööle aidata, siis see on nagu hästi suur nagu panus meile lisaks. Hetkel tegelikult on Lätist 2 sõitjat, eks ole. Sisuliselt Maksim Milts ja Jevgeni Bitškov ja ongi kõik. Aga Läti trääg oli kunagi ju kui palju autosid. Ja sõitsid ju Eestit hästi palju ja eraldi need Läti etapid, mis Eestis peeti, oli jumala populaarsed, kus oligi Speedestil oli nii-öelda nagu kõik Läti sõitjad kohal ja nii edasi, et see oli nagu väga tore aeg. Lihtsalt inimesed jällegi seal Lätis tehti nüüd nagu hästi suur viga mingi hetk, kui pandi träägikomitee kaotati ära alakomiteena ja anti drifti komiteele ülesanne arendada träägi. Jah, kes seda ikka teeb, eks ole, kuna sul on driftiga niigi palju tegemist ja Lätis tegelikult on drift väga-väga kõval tasemel samamoodi. See ongi niimoodi, et kui ütleme nii, et Eesti kiirenduse nagu suure arengu mõjutused ja abi on tulnud kõik Soome poolt, siis driftiga on just vastupidi. Siis Eesti see drifti nagu areng on pigem Läti poolt tulnud just. Aga jah, sest ju see aasta nüüd Balti sarjast rääkides ongi ju Eestis on ju 2 Balti sarja etappi, siis on Ventspilsis 1 etapp ja Leedus 1 etapp. Minu meelest oli ka lendil. 4 tükki on kokku, jah. Mis on ka nagu, mis teistpidi jällegist nagu, mitte et ma tahaks meie lõunanaabri nagu kuidagi maha teha, aga mis näitab jällegi nagu Eesti selle kiirenduse taset, et meil on nagu seda võimekust ja nagu seda nagu jõudu, et teha nagu neid rohkem kui 1 etapp vaata siin. Ja Leedu on, ma julgeks öelda, et Leedu on hetkel korralduse ja sõitjate ja ala arengu poole pealt nii-öelda nagu väga jõudsalt meile järgi rühkimas. Ja Leedus on 1 korraldaja, kes hetkel teeb nagu kõiki nii-öelda nagu Leedu meistrivõistlused, eks ole, ja ainult Kasluruudas need toimuvad. Aga nende probleem selle Balti sarjaga või ükstapuha, mis muu asjaga lisaks võttes, on tegelikult see, et hetkel on Leedu sari, ütleme kogu see Leedu trääg nii tugev, et neil on sõitjaid nii palju, et nad ei saa endale lubada väga palju lisaks. Sellepärast, et vastasel juhul läheb see ajakava nagu täiesti lappesse. Ja siis ongi see, et laupäevasel päeval saadki teha 2 palliringi. Just, ja siis pühapäeval saad võib-olla 2 ellikaringiga teha ja lähed kere koju, eks ole, ja siis maksad oma osalustasu ja saad 4 korda sõita. See on see, mis jällegi ala arengule ei hakka kaasa aitama, vaid hakkab pidurdama, ehk seal tuleb nagu kuskil leida nagu mingi siuke sweet spot, eks ole, et kus kõik on rahul, on sõitjad on rahul, on korraldaja rahul, on pealtvaataja rahul. Ja tänu sellele tegelikult leedukad ütlesidki, et nad ühe nagu Balti etapi teevad, vaatavad, kuidas need asjad lähevad ja siis järgmine aasta vaatame uuesti, et nende hästi suur mure oli see aeg. Sest et nemad ju teevad ka seal sõjaväe lennuväljal, kus on piiratud ajavahemik, kaua sa seal olla saad, mida teha ja mismoodi. Et see on nagu selline tõsine nagu faktor. Jah, sest ongi ju see ka, et kes on nagu Eesti kiirendusega rohkem kursis, siis nagu see kiltsil peale võistlus melu, see on nagu ka üks kogu selle asja juures kuidagi nagu, ei teagi, mina ei kujutaks seda kiirendust ilma selle meluta nagu ettegi. Ja, see on väga oluline osa sellest. Aga samas Leedus sihukest asja ei ole, sest sa lihtsalt sa ei tohigi... Sa ei saa jääda, lennuväljal ei ööbita tegelikult, seal lähevad kõik, asi läheb lukku seal ja kõik ööbivadki linnas ja siis tulevad, eks ole, tagasi. Ja Lätis Ventspilsis samamoodi. Ventspilsis on asi veel karmim, seal on veel karmimalt kella peale see värav kinni lahti. Ja Ventspilsis isegi, ma veel mäletan aastat, kus Ventspilsis oli reaalselt võistlustel relvastatud sõjaväevalve.
sest et seal on ju mingisugused radarid, asjad ja et selle mõttes on nagu, on meil tegelikult jällegist hästi, et me oleme suutnud hoida siis Kaitseliiduga neid suhteid ja seda, et meil on võimalus Kiltsil seda asja nagu niimoodi teha. Just. Et mitte teised kohad kehvemad oleks, kus meil need üritused toimuvad, aga lihtsalt Kiltsil on kõige rohkem vaata. No jah, Kiltsi on saanud selles mõttes põhirajaks, et ütleme, kui me praegu vaatame ka Kiltsi raja olukorda, eks ole, ja seda tööd, mis seal viimastel aastatel on nii-öelda nagu see raja hooldusmeeskond või nemad nagu teinud, eks ole, siis tegelikult on ta ju palju siledam ja palju tervem, kui ta oli enne. Ja tegelikult ka tänu sellele, kogu selle prepile ja kõigile muule, mis seal on, ma julgen öelda, et ta on hetkel Eesti nii-öelda nagu parim kiirendusrada, tee mis tahad, eks ole. Teine koht on lennuväli, kus Speedest Tartust teeb, sinna me ei saa prepist isegi rääkida mitte ja kuskil mujal meil ei ole lihtsalt teha. Jah, aga samas on see, et mina isegi julgeks öelda, et Kiltsi on Baltikumi mõistes parim koht. Ja, kindlasti. Selles mõttes ma olen suga nõus, et jällegi tänu nendele viimaste aastate ponnistustele on kindlasti see rada saanud nagu paremaks. Kasluruudas on plaadid pisemad, hüppavad rohkem, nad on natukene nii-öelda nagu teineteise suhtes võib-olla rohkem liikunud, et seal on lihtsa vaevaga võimalik see tegelikult korda teha, et neil ei ole jällegi selliseid suuremaid auke nagu meil näiteks on, et seal on selle võrra on ta nagu ühtlasem. Aga ta ei ole ikkagi sellise sileduse ja kvaliteediga nagu Kiltsi on. Jah, ja kui nüüd Kiltsi rajast ja sellest poolest veel rääkides ju tegelikult ju hetkel käivad ju plaanid, et see raja remontimine või nagu parendamine võetakse see aasta veel natuke suurematki ette, kui siiamaani ta on toimunud. Just, et see on nagu väga teretulnud asi, et sõitjad, osad mehaanikud, osad lihtsalt tiimiliikmed, osad niisama pealtvaatajad või kõrvaltvaatajad on tegelikult pannud nagu jõud kokku ja koguvad nagu minu mõistes väga mõistliku asja jaoks raha, et just nimelt see pealispind teha nii-öelda nagu siledamaks, likvideerida muhud, lohud, loomulikult kõik augud, mis on, eks ole, aga lisaks sellele ka teha nii-öelda nagu see lihv sinna peale, et kui keegi ei ole näinud või ei tea, siis see betoon iseenesest on hakanud lagunema ja ta on väga selliste suurte nii-öelda nagu aukudega poorne. Ja kui seda siledaks ei saa, siis tegelikult ka see prep, mis sinna peale läheb, jääb ainult nende kõrgemate kohtade peale, mis tähendab, et keskel on auk, eks ole. Ja see tähendab seda, et ka pidamine on selle võrra väiksem. Et kui see saab nagu nii ära lihvida, et seda auku ei ole, siis on ta kindlasti parem. Et see on nagu väga-väga suur töö ja kui see saab nüüd ära tehtud see aasta, siis ma leian, et meil on raudselt Baltikumi parim rada. Kindlasti. Vähemalt hetkel. Sest juba eelmine aasta oli tegelikult meeletult, üks oli see, et jah, ainult raja nagu parendusel ei saa rekordeid ja asju kirjutada, sest et tehnika, sõit ja seadistamine, kõik peab nagu käsikäes minema, et kõik see uue rekordi sõitmine või heade aegade sõitmine, see on summa summaarium kõigest. Hästi palju erinevaid tingimusi. Rada on sellest lihtsalt üks väga suur faktor, aga seda oli ju nii nagu nende rekordite ja heade sõitude pealt näha, et rada on parem, kui nagu isiklikust aspektist ma nagu ka tundsin seda, et nagu jah, sai uus auto, sai kõiks 2 korda läbitud, aga sellega tundsid ka, et tal ei olnud enam neid nagu põrutavaid või nagu löögikohti niimoodi, et see asi oli sile ja kuna ta on sile, siis sul ei teki seda korra, et auto viskus kergeks, ta ei hakka tantsima, et see on nagu igati pidi on nagu parem. No, paljud autod ju tegelikult logid ja kõik asjad, et 300 meetri peal ehk 1000 jala peal, siis oli ju paremal rajal meil see hüpekas või tegelikult oli seal lohk, kui aus olla. See oli lohk, mis lõi niimoodi, et pärast lohku lõi sul silla maast lahti, tagumise silla Riivo lõhkus seal ju 2 diffrit ära. See oli vasakul rajale. See oli vasaku raja hüpe, et 2 diffrit. Ja üks oli Pro-moodi differ. Andres autolt Pro-motti, ühedest oli nii differ ja see käis nagu niimoodi pilbasteks, et selles mõttes see rada on nagu oluline ja see lihviti juba eelmine aasta tegelikult ära, eks ole. See andis kohe hästi palju juurde, et need suured kõikumised on ära ja auto on palju stabiilsem. Väga rohkem, sest et jah. Ja nüüd sinna tagasi ka, et see Eesti kiirendus on tõusudel. Sest ju, ütleme nii, et võib-olla selle kohta just sinu kommentaar, kui nagu
peakohtunikuna ja alakomitee esimehena, et nagu milles see väljendub, et nagu noh, mina sõitjana, nüüd ma olen aastast 2016 nagu selle asja ümber rohkem olnud, et mina näen, aga nagu kuidas nagu sinu silmis see just on? Sina näed seda hoopis teise nurga alt ka, eks ole, kui sa garaažis lahtist silmadega ringi vaatad. See on teine asi, see on ka puhas isiklik areng oma oskustega. Ei no, jah, aga noh, põhimõtteliselt kui me vaatame nii-öelda nagu sõitjate sellist liikumist, mis minu jaoks nagu seda arengut näitab, on see, et sõitjad alustavad, noh okei, street võib-olla on natukene liialdusega, alustavad näiteks street B-st, eks ole, ja liiguvad aastaga superstreeti, liiguvad sealt superkässi, superkompi, OL-i. Neid inimesi on väga palju, kes sellist teed ettevõtted, eriti nüüd viimastel aastatel. Ja lisaks on see, et street B on olnud ju läbi 3, 4, 5 x aasta meil kõige osavõtjate rohkem klassi. Enne seda oli street A, siis palju kolisid street B-sse. Nüüd juba superstreetis on tegelikult meil 16 tellikad, eks ole, mis varasemal ajal, kui me saime sinna 8 kokku, oli nagu imetabane. Ja kas mitte eelmine aasta Edra Nationalil superstreetis polnud isegi top 32? Äkki tõesti. See näitab nagu seda, et inimesed liiguvad järjest edasi ja kui me suudame rajaga sinna kaasa tulla, noh ideaalis, kui me saaksime ka päris oma raja, eks ole, siis see kindlasti aitaks veel rohkem alaarengule kaasa. Aga noh, see on hetkel helesinine unistus, et oma rada kuskilt saada. Jah, ja veel ju eelmine aasta veel ju peale rekorditassidega oli ka niisugune marginaalne nähtus, et Outlaw klassis oli siis 5 osalejat. Kas mitte isegi 6? Või 6. Riivo, Andres, Veljo, Janar, Tiit ja mina, vabandust, 6, mis on tegelikult Outlaw klassi Eesti osalejate rekord ju. Meil ei ole Outlaws kunagi nii palju eestlasi ühe korraga olnud. Vist ei ole jah, kui nii tagasi mõelda, et meil see Outlaw klass ei ole olnud sellise, sinna lähedale tegelikult on olnud. Jah, aga siis on ikkagi nagu koos soomlastega olnud. Ja ei seda küll, aga puhast Eesti inimest nii palju vist ei ole olnud jah. Ja samamoodi ju superkomp on läinud väga tihedaks, seal on sõitjaid, superkass. Ei noh, kas kõik ongi see, et järjest nagu inimesed liiguvad klassist klassi edasi ja see näitab nagu seda, et neil on tahet, neil on üks asi loomulikult ka võimalus, eks ole, aga see tähendab seda, et ta näeb seda, et ta saab nagu kuhugi veel areneda, eks ole, ja tal on kuhugi minna ja nii kaua, kui inimestel huvi seda teha, ja sponsoritel huvi seda toetada, nii kaua see ala kasvab ja nii kaua see ala areneb. Ja noh, ja teine on ka see, et nüüd on ju veel võimalus minna veel kiiremaks, kui ju aastaid see legendaarne klass, kõige kiirem klass oli Outlaw, siis nüüd meil on ju alakomitee poolt tekitatud võimalus tegelikult Outlaw Extreme klassi näol, mis samas neid autosi, selle Outlaw Extreme klassi potentsiaaliga autosi meil on. On muidugi. Riivo auto on Veljo auto on ja tegelikult ühe väikse saare pealt üks hull hiidlane minu meelest unistab ka sinna klassi minekust ehk härra Leiger. Eks neid segaseid on õnneks olemas ja tegelikult on ka ju lõunanaabritel neil see Tracksteri moto käis nüüd Leedus viimane kord ka pumpsti jälle laiali, eks ole. Aga ma tean, et nad ehitavad seal juba järgmisi hulluseid ja kõiki muid asju, et leedukate Trackster on kohe kindlasti võimeline seda sõitma. Ja, sest et ju 2021 finaalidel leedukate Trackster siin käis ja kas nad sõitsid 7-4 vist või? Nad sõitsid, ma peast ei julge öelda, ma tahaks öelda isegi madalamat numbrit, aga äkki ei sõitnud. Ja nad sõitsid täiesti ulmelise aja selles mõttes, et... Või siis oli 7-3, aga ikkagist nad ei sõitnud nii kiiresti nagu Veljo püstitatud rekord oli, seda ma mäletan. Sest et kui Veljo oli seal ära sõitnud, siis Leedu kuskil räägigruppides läks kohe kihaks, et kulge, et mingid eestlased sõitsid nüüd kiiremini ja veel uksega autoga, et kulge. Ja nad seal ei saanud ka oma masinad tegelikult korralikult tööle ja nad proovisid seal niisama sõita võistluste käigus ja et eks nad Leedus üritasid ka, aga Leedus ei olnud rada nii hea. Jaa. Aga aeg on vaikselt sealmaal, et tegelikult me peaks hakkama lõpetama, kuigi siin veel paar asja küsida. Vastan ja ei küsimustega. Ei anna võimalust. Mis edasi saab? Mis nagu sinul
edasised plaanid on ja mis nagu üleüldiselt sa näed nagu Eesti kiirendust edasi minemas? Noh, mina teen siin ühe edraürituse veel ära, siis selle raha kostan Hispaaniasse villa, lähen ära sinna nalja poole pealt öeldes, aga tegelikult ma tahaks nagu kangesti näha seda värske nii-öelda nagu vere pealevoolu nii sõitjate hulgas, mis on juba tegelikult nagu väga tubli ja väga ilus. Tahaks seda näha kohtuniku hulgas, tahaks seda näha nii-öelda nagu ala entusiastide hulgas, kes võib-olla just nimelt, noh, see väga hea näide on seesama rajaparendusmeeskonna töö ja kokkukutsumine, eks ole, mida noh, Riivo, Erki, Karl Martin ja seal paljud kõik teised on seda teinud. Et noh, need on sellised asjad, mis seda ala arendavad, mida mina näen, et mida tuleb nagu igal küljelt toetada, nii noh, moraalselt kui rahaliselt, kui on võimalus. Ja noh, siis me läheme nagu asjadega edasi, eks ole. Alakomiteena me proovime teha seda, et parendada jällegi, noh, isegi ma ei tahaks öelda lihtsustada, vaid pigem just nimelt nagu parendada reegleid selle koha pealt, et meil oleks turvalisem sõita, et meil oleks võib-olla selgemad mingisugused hallid alad, mis hetkel on ikka reeglitesse veel jäänud ja alakomitee poole pealt me ikkagi noh, unistame veel ikka oma rajast ja proovime seda ikka läbi EAL-i ajada ja suruda ja otsida mingeid võimalusi. Aga noh, kas see saab tõeks või ei saa, seda me näeme kunagi tulevikus, eks ole. Ja kindlasti hoida siis ka seda, et see entry oleks võimalikult lihtne, nagu ta praegu on. Just, seda kindlasti, et selles mõttes sellest me ei loobu, et see Run What You Brung ära kaoks või kaoks ära street class, eks ole. Noh, ehe näide tegelikult jällegi, et ala areneb ja entry't tahetakse teha on Challenger Cup. 20 pluss autot, niimoodi lihtsalt ja järgmine hooaeg ma juba tean, nad tahavad, või no see hooaeg, eks ole, see hooaeg nad tahavad sõita kõik võistlused kaasa oma Challenger Cupi all. Eelmine aasta nad valisid teatud võistlused, see aasta on nad kõikidel võistlustel kohal ja see on veel natuke ebaselge, ma ei ole saanud nende nii-öelda juhtkonnaga rääkida, et kas nad lubavad ka sinna mitte klubi liikmed või mitte, aga ma ütlesin, et see on nagu nende otsus, et kui nad tahavad, siis tegelikult neid Challenger on rohkem, kui seal klubis on, eks ole, et kui nad saavad sinna rohkem, siis ma näen seda, et see on üks tuleviku selline suund, eks ole. Noh, mitte, et me teeme punase tagaveolise BEM-i nii-öelda nagu klassi, eks ole, aga põhimõtteliselt, et sellised klubi karikad on ja just nimelt suure siukse ühtehoidva klubi nii-öelda nagu meeskonnaga või naiskonnaga või segakonnaga on täpselt sellised, mida meil vaja on. Jah, ja see on umbes natuke samamoodi ka nagu sa rääkisid, et kui vanasti oli, et kui ütleme PHRA korraldas neid suuri nii-öelda Eesti meistrikaid, siis te Tartus autoklubiga tegitegi seda nagu nimetatud klubi asja, eks ole. Klubi asja, entry level asja. Et kindlasti seda, praegu me lihtsalt tahame seda laiemalt hoida, eks ole. Aga eks meil Eestis hakkab hetkel juba praegu natukene sama asi kätte tulema, et 2-päevase ürituse jaoks on see 180-190 nii-öelda nagu osalejat juba selline piiripealne, et me peame mõtlema selle peale, et võib-olla hakata 2,5 päeva tegema. Eks me peame vaatama, kuidas need asjad nagu lähevad. Jah, kui me võtame ju FIA meistrivõistlused, Euroopa meistrivõistlused, siis seal juba ju hakkab vist kolmapäeval sõitmine pihta, et kolmapäeval on trennipäev ja... Neljapäevast hakkab võistlus, neljapäev, reede, laupäev, 4 päeva. Aga seal on okei muidugi osalejaid ka rohkem ja klassid teised ja kõik muud asjad, eks ole. Aga jah. Jah, aga nagu selle näitel siis juba 2,5 päeva või isegi nagu peaaegu 3 päeva üritus Eestis ei ole nonsense. Ai, kindlasti mitte. See on täiesti nagu reaalne asi ja meil on ju piisavalt palju sõitjaid ja huvilisi, et tegelikult see 3 päeva ära täita ka ilusti. Kindlasti, eks need korraldamiskulud lähevad tänu sellele nagu tublisti kõrgemaks, aga see on jällegi okei, et kui sõitjad saab rohkem olla, siis saab ka korraldamiskulu olla suurem, eks ole, kuna see raha tuleb ikkagi kuskilt tagasi. Ja ma ise loodan ka seda, et korraldajaid tuleb juurde, kes näevad seda, et see asi on võimalik teha ja tahavad teha. Ja kui me saame nii-öelda nagu just nimelt võib-olla suure nimega korraldajad või suure kogemusega korraldajad, kes tahaksid seda teha, siis tuleb see ürituste kvaliteet ka nagu hoopis paugust nii-öelda nagu tõuseb, eks ole, ja see väärtus tuleb kõikide inimeste jaoks, kes võib-olla muidu ei tuleks seda kiirendust vaatamist, mida sa selle aia taga istud ja ma ei tea, mingid kuiva šašlõkki närid, eks ole, kui sul mitte midagi muud ei toimu seal. Aga kui sul on seal lastealad, kui sul on seal mingi motokross, kui sul on seal mingid mudelautod, mis iganes, et sul ongi nagu väike festival, eks ole, siis kindlasti toob see pealtvaatajad, kui tuleb pealtvaataja, tuleb sponsor, tuleb lisavõistleja ja eks ta nii läheb. Ja see on lumepalliefekt. Ja siin ongi ka võib-olla hea üleskutse teha, et nagu tulevasele korraldajale,
et ma kujutan ette, et tulevane korraldaja ei peaks üldsegi põdema sinuga näiteks ühendust võtta. Ai, muidugi. Sest et sina ju kui samamoodi korraldajana ja alakomitee esimehena sa annad alati ju aitad nõujõuga ja ju Aivo tegelikult ütles ka kõva häälega, Speedesti korraldaja Aivo ütles kõva häälega välja ka, et temal ei ole üldse kahju oma kogemusi jagada. Muidugi. Ja öelda ka, mis on töötanud, mis ei ole töötanud ja ka aidata isegi kontaktide asjadega ja nii edasi. Et see on nagu näitab jälle seda, et tegelikult see Eesti kiirendus on niisugune nagu ühtne pere, et kõik on ikkagi ühe sama eesmärgi nimel teevad seda asja. Loogiline, me Speedestiga oleme ju nii-öelda sõnasõjas olnud ju pikalt, et kes on suurem ja kes on kiirem ja kes on ägedam ja kes on Baltikumi suurem ja nii edasi, et eks neid loosungeid on loobitud, aga tegelikult sisimas me oleme Aivoga istunud praktiliselt iga hooaja vahel vähemalt korra või kaks maha arutanud seda, et kuidas järgmine hooaeg teha paremini. Et ja kellelgi ei ole ju saladusi, et Edral samamoodi, et kui keegi tuleb ja ütleb, et ta tahab teha, tulge tehke üks üritus koos meiega, eks ole, tulge vaadake, kuidas meie tiim. Täpselt nii, nagu te Soomes olite, et tule, ma võtan sind enda kõrvale. Tule vaata, kuidas see elu käib ja järgmine aasta aitame meie, eks ole, sina korraldad, me aitame kõrvalt ja loomulikult tulge ja tehke ainult, et minul on ainult hea meel, kui korraldajad tuleb juurde, sest jällegi ma tegelikult ise eelistan ka seda, et korraldajad oleks rohkem, nagu ma just ütlesin, et see sama efekt, kui üks kaob ära, midagi hullu ei juhtu, eks ole, üks jätab ühe aasta vahele, midagi hullu ei juhtu, teeb järgmine aasta paremini ja sama on tegelikult Edraga, et me oleme nii kaua seda asja teinud, et kohati just enne rääkisime nii-öelda Edra korraldusmeeskonnaga natukene, et kuule, kui teeme seost ürituse, peaks nagu ikka tegema midagi, et välja sai ju lubatud. Aga hetkel veel ei ole nagu kellelgi see kriips kõrvuni selle moti mõistes, et tahaks nagu hullult teha, eks ole. Me muidugi teeme selle ära ja teeme selle hea meelega ära, aga sellest hoolimata, et värsket verd on igasse kohta juurde vaja. Ja kas või selle ka uue korraldajaga samamoodi nagu Capybara tegi, sa isegi ei pea alustama etapist. Testipäev. Sest et ega fakt on see, et hooaja alguses on alati testipäeva vaja ja kuna juulikuu on ühe võistlusetapiga kuu, siis miks mitte ka mingite võistluste vahel testipäev ei tee ka kunagi halba. Kindlasti, testipäev on alati hea süke proovikivi nii-öelda, et tõsi, ta võib olla kulukam selles mõttes, et sul on ikkagi päästet ja meedikut ja asja kohale vaja, aevõtt on kohale vaja. Edra on alati testipäevade puhul tulnud vastu, kui tegu ei ole nii-öelda nagu piletimüügiüritusega, eks ole, siis meie eeldame, et me saame sellelt testipäevalt oma kulud nagu kaetud lihtsalt, et me ei tule sinna ja ütleme, et see aevõtutasu on X ja Y, eks ole, vaid me ütleme, et kuule, et me tahame oma selle asja tagasi saada, sest see on jälle kalaareng ja me ei taha kuidagi kätt siin ette panna. Ja testipäevadega on veel see ka, et testipäevadele kuidagi need uued sõitjad või kes tahaks tulla sõitma, tulevad nagu suurema kindlusega sinna testipäevale puu taha proovima ja siis nagu võistlustel edasi. Nad tulevad julgemini, sest et seal puudub see et kõik kardavad kaotada tegelikult, et oleme ausad, ma ei taha kaotada. Ja siis ongi lihtsam see, et sa nii-öelda nagu lähedki ja kui sa nagu eriti veel testipäeval sõidad võib-olla ka üksi, eks ole, siis sa ei saagi kaotada, eks ole, aga saad samas maitse suhu ja elu läheb edasi. Nii on. Et korraldage testipäevi. Täpselt. Ja nüüd, tegelikult meil on päris pikal juba läinud, aga sinult küsin ka sama, mida ma olen kõigilt küsinud. 1-2 kõige eredamat mälestust või niisugune nagu kõige suuremat mälestust, mis nagu hõlmab Eesti kiirendust üldse. Vahet ei ole, kas ta on siis 30 aastat tagasi aeg, kas ta on eelmine hooaeg, et kui keegi ütleb sulle, et okei, sinuga on natuke liiga raske, aga ikkagi sinu jaoks nagu sellised mõned eredamad hetked kogu Eesti drag race'ist üldse. Eks neid on tegelikult olnud palju, eks ole, kui sa ütled nagu Eesti drag race'ist, siis see natukene sunnib mõtlema, ütleme just nimelt tegelikult selle sama, üks see asi, selle sama nii-öelda nagu ma tahan seda kangesti nimetada selleks Wild Wild West ajastuks, sama kui see auto keerati stardis külili ja tehti kõik asjad näiteks korda. Kindlasti see on asi, mis nagu jääb väga eredalt meelde ja on, ma ei tea, pärast 15 aastat, 20 aastat põhimõtteliselt nagu ikka top of the mind, eks ole. Ja selles mõttes, et mis minu jaoks on hästi tore on tegelikult
asi, mis võib-olla ei paista paljudele silma, aga mida ma väga hindan Eesti Tracki juures on see, et kui näiteks Edra kui meeskond, eks ole, teeb selle võistluse ära, siis pärast võistlust tuleb võistleja sinu juurde, paneb käe õla peale, ütleb, et kuradi ägeda asja tegite. Ja ütleb seda meeskonnale, ütleb seda kõigile. See on tegelikult see, mis viib selle moti edasi. Ja sa näed, kuidas inimesed lähevad silmad särama, kui ta sellise kiituse saab. Et see, ja sa näed, et see tuleb ka südamest, see ei ole tühi sõnakõlks, eks ole. Ja ma tegelikult seda hindan hästi kõvasti Eesti Tracki juures. See ei ole küll selline emotsioon, nagu ma ütlesin, mis välja paistab, aga minu jaoks on see super oluline hetk pärast seda kõike mitut päeva rasket rassimist, kui keegi tuleb ja ütleb, et tegelikult te tegite ikka mega laheda asja. Ja see on siis, lähebki nägu jälle särama ja ütled jälle, muidugi ma teen järgmine aasta. Eks ta nii käib. Ja ma arvan, et siin ongi nüüd hea lõpetada. Kaarel ütles, et ka järgmine aasta tuleb Edra Nationals. Jah, kui keegi õlale patsutab see aasta. Nii et kõik Kaarlit patsutama ja Kaarliga kohtume järgmise loo. Okei, see kohtume ka, mineme veel palju, aga jah. Super, suured tänud kutsumast. Aitäh, et tulid ja aitäh, et teile vaatasite ja kohtume jälle järgmine kord. Head aega.